hakkame vaikselt peale. Et kes veel lisandub, siis võtame aegsasti vastu. Tere minu poolt, mina olen Kelly Poopu Riigi Tugiteenuste Keskusest ja mul on hästi hea meel teid kõiki täna siin näha sellel virtuaalsel infopäeval taotlusvoorule, mis kannab siis nimetust kutsevalikuõppe rakendamine kutseõppeasutustes. Taotlusvooru rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna toetustest ning see on üks osa Euroopa Majanduspiirkonna Norra toetuste perioodi 2014–2021 programmist Kohalik areng ja vaesuse vähendamine, mille programmi operaatoriks on Sotsiaalministeerium koostöös siis Kultuuriministeeriumi, Justiitsministeeriumi ja Haridus- ning Teadusministeeriumiga. Riigi Tugiteenuste Keskus täidab selle programmi raames rakendusüksuse funktsioone. Tänase infopäeva päevakava on teie ees. Vaatame selle kõik koos siis kiiresti üle. Kohe annan sõna Haridus- ja Teadusministeeriumist Mari Tikerpuule, kes teeb sissejuhatuse taotlusvooru ning tutvustab taotlusvooru eesmärke, tegevusi, tulemusi ja räägib ka hindamiskriteeriumitest. Seejärel Liina Peitsis Riigi Tugiteenuste Keskusest teeb ülevaate taotluse menetlemise protsessist ning tutvustab nõudeid taotlusele, taotlejale ja sealhulgas ka partnerile. Seejärel Pille Penk räägib kulude ja tegevuste abikõlblikkusest, samuti projekti aruandlusest ning toetuse maksmise tingimustest. Seejärel vaatame koos minuga, kuidas näeb välja e-toetuskeskkonnas taotluse sisestamise protsess. Kõige viimasena oleme jätnud aega küsimuste jaoks, aga toon siinkohal veel välja, et oleme arvestanud ka iga teemaploki lõppu ruumi või aega mõne küsimuse jaoks. Ja küsimusi siis saate esitada seal chatis, mis on see jutumulliga märgike Zoomi keskkonnas või siis oma mikrofoni sisse lülitamisel, et me teid ikkagi kuuleksime. Ja nüüd ma siis hea meelega annaksingi Mari Tikerpuule sõna ja lõpetan iseenda selle jagamise kohe ära. Siis Mari, sa saad ise jagada, jah? Proovime nii ja kui ei õnnestu, siis proovime teistmoodi. Nii, kas teil on ees see, mis mulgi? Küsin korraks. Kas on ees pilt, mille nimi on kutsevalikuõppe rakendamine? Jaa. Aha, aitäh. Vaat, kui kõik mikrofonid on kinni, siis on hästi raske tagasisidet saada. Et suur tänu, kui keegi ikkagi jaksab mikrofoni hoida ka vahepeal kontaktsena. Aga hakkame peale päris algusest. Ma vaatasin, et kogu oma slaidihunniku peale oleme unustanud kirjutada, kui suur on selle taotlusvooru maht, et mida me üldse jagama läheme. Aga see tuleb siis paar slaidi hiljem, kui me oleme ära rääkinud asja eesmärgi ja põhjuse, milleks üldse teie praegu teisel pool ekraani istute. Kus on siis probleem? Raha jagatu mitte kunagi ilma asjata. Probleem on universaalne ja juba tegelikult kõigile kutseõppeasutustele päris hästi teada. Meil on suurenemas või õigemini ei vähene nii kiiresti madala haridustasemega mitteõppivate noorte osakaal. Nagu siit pildilt näha, see 9,8 on küll punast värvi, aga sisuliselt on aastal 2018 olnud see paar protsendipunkti kõrgem. Ehk siis mida me igas erinevas hariduse liigis ja valdkonnas teeme, on mõtlema välja meetmeid, kuidas hoida noori haridussüsteemis ja kuidas toetada neid, kes on sealt juba välja kukkunud. Nii noorsootöö kaudu ja erinevate programmide kaudu ka formaalhariduses. Mis on nüüd kutseõppeasutuste spetsiifiline ja kriitiline number on esimesel õppeaastal kutse keskhariduse õppekaval alustanud katkestamise protsent. Et see on vana uudis, et see protsent on püsinud 20 kandis kaugelt üle 10 aasta ja umbes selline see katkestamise määr on. Sellel on oma positiivne nüanss. Ehk siis positiivne katkestamine hõlmab seda, et
õigeks erialavalikuks tulebki sobimatu erialaõppe katkestada. Väljalangejaid on meil tegelikult, kes samal katkestamise õppeaastal haridussüsteemis ei jätka, natukene üle 10%, ütleme, et 11%. Et liiguvad siis hõivatusse mingil muul moel või erinevale haridussüsteemi vahetavad õppeliiki, ehk siis liiguvad näiteks kutseharidusest üldharidusse või jätkavad kutsehariduses. Nüüd võib-olla ma liiguksingi siit edasi kohe ülejärgmisele slaidile, et kus tekib selle taotlusvooru sihtrühm? Tekib nendest peaasjalikult, kes põhikooli järgselt oma haridusteed ei jätka ja muul moel hõivatusse või positiivsesse hõivatusse ei sisene. Hõivatus siinkohal on ka vabatahtlik töö. Ja seda numbrit me katsume leida, seda sihtrühma, kes siis ula peale jääb, on võimalik vaadata erinevate nurkade alt. Üks võimalus on jälgida keskhariduse omandanute osakaalu 4 aastat peale põhikooli lõpetamist, et kas 4 aasta pärast on siis kui suur hulk sihtrühmast on jõudnud keskhariduseni. Ka kutsevaliku õppe kõige suurem funktsioon tegelikult on tuua need põhikooli lõpetajad, äsja põhikooli lõpetanud ühel või teisel moel haridussüsteemi tagasi, et nad omandaks kas kutse keskhariduse või üldkeskhariduse. See number on meil siin nii-öelda jõudsalt kasvamas, ehk siis juba 80,7%, et nagu näha, siis võrreldes 2014. aastaga on muutus märgatav, küll aga hetkel liigume nagu hästi vaikselt edasi, kus on siis see ülejäänud 20%. Ütleme, et keskharidus ei ole jõukohane võib-olla väga väikesele hulgale sellest, kes haridussüsteemist praegu kõrvale jäävad. Ja veel natukene lähemale sinna, kui suured on need numbrid, kellest me üldhariduse kontekstis räägime, ehk siis need numbrid, keda kutsevaliku õppe saaks püüda. Võib ütelda, et neid on palju, võib ütelda, et neid on vähe, aga sisuliselt kutsevaliku õppekava rakendamiseks on neid täiesti piisav arv. Põhikoolist väljalangenute number, kuna katkestamist üldhariduses arvestatakse täpselt sellisel moel, et nad ei ole jätkanud samal õppeaastal õppimist üldhariduskoolis, et ligi 1000 tuleb meil põhikooli sihtrühma ja tegelikult ligi 1500 siis gümnaasiumi katkestajaid. Kutsehariduse katkestajad on meil juba majas sees ja tänu sellele on meil nendega lihtsam toimetada, kuna kutsevaliku õppekavale suunamine on selle võrra kergem, sest sihtrühm on teile juba kohale tulnud. Ja korraks nagu pistsin ette selle kriitilise sihtrühma paiknemise üle Eesti kaardi, ehk siis põhikooli katkestajad. Et kuidagi selgelt on näha, et ühtlaselt ühevärviline on näiteks Ida-Virumaa, kus on võimalik seda sihtrühma ja on vaja teda nagu põhimõtteliselt kiiresti taga ajama minna. On veel üks argument, mis on siis 16–20-aastased registreeritud töötud haridustaseme järgi. Töötuse staatusest välja tulemiseks on ilmselt oskuste teadmiste õppe ehk siis kutseõppe näituseks üks oluline jõuline argument ja nagu me näeme, siis töötusstaatuses on registreeritud töötuid esimese taseme hariduse või madalama taseme haridusega kuni 26-aastaste hulgas 37%. Lihtsalt keskhariduse ehk siis kesk- või üldkesk- või kutsekeskharidusega sihtrühma siis 53,3%, et ütleme siis nii, et 37%, kes on töötuna registreeritud, on samuti kutsevaliku õppekava üks oluline sihtrühm. Ja miks me seda teeme? Et ükski avatud taotlusvoor, nagu ma ütlesin, ei sünni tühjast kohast ja kuigi strateegilised eesmärgid on alati üldistatud ja üllad, siis
siis päriselt me oleme rakendamas väga suuri strateegilisi eesmärke just selle sama kutsevaliku õppekava avamisega, milleks siis üheks on elukestva õppe strateegias täiesti selgelt sõnastatud mitmekesiste valikutega õppimisvõimalused ja teine on õppimisvõimaluste loomine kõigile, nendele, kellel siis näiteks tasemeõppe jõukohane on. Nüüd me võib-olla jõuamegi tasahilju lähemale asjale. Selle toetuse andmise eesmärgiks on teile juba kutseõppeasutustele iseärani sammu tuttav ja tuntud eesmärk ehk siis madala haridustasemega ja riskigruppi kuuluvate noorte haridustee jätkumine. Et selle jätkumise siis toeks saab olla kutsekool antud juhul. Peamine ülesanne on õppija karjäärivalikut tegemisel toetamine ja see sihtrühm, kes meieni jõuab, on tõepoolest siit sinna ja tagasi. Ehk siis me räägime nii komplekssema, keerulisema erivajadusega HEV-õppijast, kui räägime tõepoolest üldkeskhariduse katkestajast, kes on samuti põhikooli lõpetajaga ja leiab, et esimese 3 kuu jooksul on selgunud, et gümnaasiumiharidus ei ole see, mida ta tegelikult tahab edasi teha. Neid on meie pilootide tulemusel päris palju. Sellist sihtrühma, kes pöördub täpselt selle sama pärast kutsevaliku õppesse, et ütleb, et gümnaasiumiõppe sisu ei vastanud sellele, mida ta sealt ootas. Toetuse andmise tulemusel oleme me kirjutanud kriteeriumiks, et vähemalt 15 kutseõppeasutust on rakendanud kutsevaliku õpet. Seda oli algsete plaanide kohaselt, millest me pärast kõige põgusalt räägin, mõistlik rakendada juhul, kui kutseõppeasutused on kutsevaliku õppe läbiviimisel partneriteks. Ehk siis siht ja indikaator võetakse 2 peale kokku ja viiakse kutsevaliku õpet läbi koostöös. Vähemalt 400 sihtrühma kuuluvat noort peaks olema siis programmi lõppedes kutsevaliku õppel osalenud. Ja vähemalt 50% neist, mis on sisuline tulemusindikaator, vähemalt 50% neist on öelnud, et nad jätkavad õpingut või siirduvad tööturule. Sellisel juhul saaksime öelda, et see programm on ennast õigustanud. Nüüd, kuidas me seda teada saame? Kõikidel kutseõppeasutustel on kohustus viia läbi kutsevaliku õppe lõpetanutega lahkumisintervjuu. Ja lahkumisintervjuus tuleb konkreetne plokk, kus saab küsida nende edasiõppimis- või edasiste hõivatuse plaanide kohta. Ja kõik koolid iga õppija kohta selle ploki täidavad ja seda hakkab koguma keskselt Riigi Tugiteenuste Keskus. Iga programmis osalenud, iga õppekaval osalenud noore puhul. Mis ei ole ka uudis, et me ei alustanud tühjalt kohalt, et selle kutsevaliku õppekava rakendamisel on eelnenud päris pikaaegne piloteerimisperiood ja me oleme piloteerimisperioodi ja taotlusvooru venimise tõttu jõudnud ka selleni, et me rakendame ühel või teisel moel. Mitmed koolid on alustanud rakendamist ka riigieelarvelistest vahenditest. Ka sellest tuleb pärast rahastamisel juttu, et need rahakotid kutsevaliku õppe rahastamisel ei tohi risti minna. Siia võtsin õpetajate lehest väljavõtte Liine Maasika öeldust, lihtsalt näitlikustamaks seda, et pilootide, mis toimusid kõik esimesed piloodid siis Tartu Kutsehariduskeskuses, siis Tallinna Teeninduskoolis ja Räpina Aianduskoolis. Nende pilootide kokkuvõttena on päris hästi näha, millised probleemid on kutsevaliku õppega alustavate koolide kõige suuremate väljakutsetena laual. Ja tegelikult selle ennetamiseks
on siis põhimõtteliselt järgmised slaidid ehk siis nende probleemide eelnevat läbimõtlemiseks. Oleme seadnud hindamiskriteeriumid, mis toetaksid just selle korralduse kavandamise etappi. Siin ma teen korraks uuesti välja selle, mis on programmi dokumendis, kuidas on programmi dokumendis defineeritud kutsevaliku õpe ja mis asi on kutsevaliku õppekava. Ehk siis, kui Kelly ütles alguses, et mis on selle tegevuse sisu, siis tegevuse sisu on kutsevaliku õppekaval õppe korraldamine ja läbiviimine pluss arendustöö. Ja mis asi kutsevaliku õppekava on, siis sellest me oleme rääkinud. Siin on koolil päris suur paindlikkusaste. Peamine on jõuda väljundini. See noor inimene, kes teie õppekaval õppima asub, leiab ühel või teisel moel rakendumise. Vähemalt tal on plaan, kuidas ta võiks edaspidi rakenduda. Et kutsevaliku õppekava ei ole kindlasti tööhõive meede. Ja hindamise lähtekohtadest siis pisut lähemalt. Et räägin 4 kriteeriumist, mis teil siis taotlusvormi täites tuleb sisukalt avada. Projekti põhjendatus, kus kõige olulisem on kooli valmisolek, kooliväline koostöövõrgustik, panus tulemustesse ja tegevuse jätkusuutlikkuse tagamine. Ja avatud on ta meil siis nõnda. Kõige esimene punkt, millele peab taotleja vastama, on see, et te olete Eesti hariduse infosüsteemis kas juba lükanud menetlusse oma kutsevaliku õppekava. See tähendab seda, et te olete taotlenud õppe läbiviimise õigust isikuarengu õppekava rühmas ühtlasi. Või te olete juba selle protsessi läbi. Nagu ma ütlesin, siis ametlikult on formaalselt meil 14 kutseõppeasutust juba Eestis olemas, kellel on nii õigus viia läbi kutsevaliku õppekava isikuarengu õppekava rühmas kui esialgne õppekava toorik. Ma ütlen selle kohta toorik ainult sellepärast, et nagu te ise teate, see õppe, mida tehakse elus esimest korda, hakkab majas sees elama ja see on arendusprotsess, mida me täpselt sama Norra ja Euroopa majanduspiirkonna toetusel soovimegi. See on siis puhtalt tehniline, sellele esimesele tingimusele peab vastama. Nüüd põhjendus, miks just teie koolis õppe avamine on asjakohane, sihtrühm ja selle suurus peab olema argumenteeritud. See on tegelikult märksa olulisem, kui ta siin lauses tundub. Need põhjendused, mis on üleüldised ja üleriiklikud, tõin ma nagu paaril esimesel slaidil välja, küll aga on ülioluline saada aru, kas kutsevaliku õppe avamine just teie koolis on mõistlik ja asjakohane. Teil on mitu kutseõppeasutust, kus sees on täiskasvanute sihtrühm ja hoolimata sellest, et nii erivajadusi kui segadust õpi- ja töövalikute suhtes on ka täiskasvanute sihtrühmal, siis meie prioriteetne sihtrühm on siiski põhikooli lõpetaja. Põhikooli lõpetaja, kes vajab mingisugust tuge ja millegipärast enda vajadusest või erivajadusest tulenevalt. Kõige olulisem asi kooli jaoks on, et see ei oleks ühekordne projekt ja see ei kestaks 2 aastat. Ehk siis leida see sihtrühm ja selle sihtrühma potentsiaalne sihtrühm piirkonnas, mis võib tuleneda arengukavast, haridussilmast, koostööst põhikoolidega, kus antakse teile kindlust, et iga lennu peale 1, 2, 3 õpilast kindlasti on, kes seda selles piirkonnas teie sekkumist vajavad. Ehk siis põhjendus peab hõlmama mingisuguseidki argumente. See võib olla piirkondlik arengukava, kus on öeldud, et erilist tähelepanu hakatakse pöörama noortele, mitte hõivatutele. See võib olla piirkonna arengukavas lause noorsootöö alt, kus viidatakse, kui suur on neid noorte arv, millega nad tegelevad. Aga see peaks olema numbriliselt argumenteeritud, kuidas te näete, et te ka peale nii selle 2 aasta vältel, mis on iseäranis oluline, aga taotlemisel mõtlete korraks, et kui kaua kestev see projekt teie kooli jaoks võiks olla.
Järgmine on tegelikult veelgi kriitilisem ja see tuli iseäranis välja pilootkoolidega alustamise esimese kuu jooksul, ütleme niimoodi, et koolisisene tugivõrgustik on kirjeldatud ja nende ülesanded on välja toodud. Koolisisene tugivõrgustik ei tähenda seda, et teil peaks olema tugispetsialistid tööl, ilmtingimata kvalifitseeritud tugispetsialistid, aga see tähendab seda, et kutsuvaliku õppekava ei ole võimalik rakendada ühel inimesel kutseõppeasutuses. See ei saa olla projektijuht, kes kirjutab projekti ja see ei saa olla rühmajuhendaja, kes saab selle rühma. Koolisisene tugivõrgustik, mida palun ka kirjeldage, hõlmab kindlasti nii neid inimesi, kes on määratud tugiteenuste osutajateks koolis. Seal peaks olema elementaarsel kujul kooli tugirühm, aga ka kindlasti õpetajaid, kes hakkavad neid erialaõppetunde läbi viima või võtma enda praktikatundidesse kutsevaliku õppijaid. Kõige suurem vastuseis õppe rakendamisel on tulnud koolist seest, sellepärast et õpetajate või tugispetsialistide valmisolek võrgustiku tööd teha või hakata lähenema iga õppija keskselt 10 korda rohkem kui seni on olnud väga keeruline. Ja sellepärast on mõistlik see tugivõrgustik mitte kirjeldada, vaid kõigepealt mõelda läbi ja siis alles kirjeldada, mis te kooli tasandil ette võtate. Ja nüüd täpselt sama oluline on see kooliväline koostöövõrgustik. See on oluline kahel väga kriitilisel aspektil. Üks on selle sihtrühma sisenemine ja teine on sihtrühma väljumine kutsevaliku õppekavalt. Siin on taotlusvoorus võimalik kõigepealt välja tuua ka see ja mõelge see läbi, kas on mõistlik küsida taotlust siis põhimõtteliselt 2 kooli peale koostöös või 3 või 4. Et maksimummäär on ikkagi 200 000 eurot, et väga suuremaks seda paisutada ei saa. Küll aga on võimalik, et igaüks siis võtab partnerina indikaatori täitmiste eest väiksema osa. Koostöös kutsevaliku õppekava läbiviimine võib tagada ka selle projekti jätkusuutlikkuse palju pikemaks ajaks. Ehk siis ta annab võimaluse õppijaid kergemini suunata teistes koolides pakutavatele kas praktikapäevadele või erialavalikutega tutvumise päevadele. Ja teisest küljest ta koondab siis kogu administratiivse raskuse peaasjalikult ühele vedavale partnerile. Kui rääkida teistest koolivälistest partneritest, siis on asjakohane tegelikult ja sisuliselt selle protsessi käigus teha eelkokkulepped kõikide piirkonnas olevate koostöiste partneritega. Elementaarseks on siin Töötukassa ja Rajaleidja. Nad mõlemad on maakonnaülesed ja selle tõttu on võib-olla vajalik leida ka lähemad partnerid. Kooliväline koostööpartner võib olla piirkonna põhikool või keskkool. Koostööpartner võib olla noortekeskus, kus rakendatakse Tugila programmi. Sinne tulevad need noored ja kui teil on Tugilaga eelnevalt kokkuleppe olemas, saavad nad suunata neid hõlpsalt kutsevaliku õppekavale õppima. Ja täpselt samamoodi toimub ka väljumine. Võib-olla on selge, et isikut ei päästa muu kui noorsootöö tegevused ja teil tuleb kutsevaliku õppekavale siirdunu kõige mõistlikuma lahendusena suunata Tugila programmi, kust teda toetatakse näiteks rahvusvahelises vabatahtlikus teenistuses osalema ja ta saavutab enda motivatsiooni ühel või teisel moel. See ei ole seekord see, mida pakub kutsekool. Ehk siis ta ei olegi valmis üldse mingisugust kutsevalikut tegema. Samuti kohalikud omavalitsused on olnud üheks võtmepartneriks. Kohalikelt omavalitsustelt tuleb nii sisend. Rakendanud koolid on regulaarses kontaktis tegelikult sihtrühma saamiseks just täpselt kohalike omavalitsustega. Seal on siis lastekaitsetöötaja ja sotsiaaltöötaja, kes mõlemad on selle sihtrühma kontaktisikuteks. Ja mõnes piirkonnas on selleks kooliväliseks partneriks täpselt
täpselt see asutus, kes tänaval olevaid inimesi selles piirkonnas kokku koondab, et ilmselt võib see olla ka tegelikult kohalik pood, kui see on ainukene koht, kuhu inimesed koonduvad. Et see, et keegi teaks, et suuna neid õppijaid või suuna neid inimesi kutsekooli ja me räägime noortele kutsevaliku õppekavast, võib tulla ka täiesti ootamatute lahenduste kaudu. Panusprogrammi tulemustesse on hästi konkreetne ühik, siin pole jutustada midagi, see on võimalik kavandatav õppekohtade arv, mida te täidate siis 2 aasta jooksul. Kuna minimaalne toetuse maht on 100 000 eurot, siis minimaalne kohtade arv, mida üks kutsekool saab 2 õppeaastal luua kokku, on siis 22. Ja sealt tulenevalt, mida suurem on siis taotluse maht, mida te ette näete, mida te ära haldate, seda suurem on teie vastutus neid kohti täita. Õppekohtade, ilmselt siis Riigi Tugiteenuste Keskus räägib ise pärast, kuidas seda täpselt arvestada, saan olla siin abiks. Ja tegevuse jätkusuutlikkuse tagamine hõlmab siis seda, et tegelikult on vaja taotlusdokumendis kirjutada, mida te teete õppekava arendustööna. Koolid, kes on rakendanud kutsevaliku õpet enam kui 1 aasta, ehk siis vähemalt 3 aastat, siis nad ütlevad, et igal aastal tegid nad õppekava täielikult ümber. Ja see mitte sellepärast, et olla väga õhinapõhised, vaid lihtsalt täiesti selgelt esialgu välja käidud kujul õppekava ei tööta. Sa ei tea, milline on see sihtrühm, sa ei kujuta täpselt ette, kuidas see õppeprotsess päris esimest korda välja näeb. Ja see arendustegevus on põnev, ajamahukas, aga hädavajalik, et seda õpet saaks tulemuslikult läbi viia järgmisel aastal. Kuna see on olnud nagu totaalne uuenduskuur, siis ma soovitan selle õppekava arendustöö mõningal määral oma aastaplaanidesse, töökavadesse sisse kirjutada ja vihjata ka selles taotlusdokumendis, millega te olete arvestanud. Tagasiside kogumine erinevatelt partneritest ja selle dokumenteerimine oleks väga okei tegevus siia kirjutada. Info- ja koostööseminarid, neid ei pea olema 100, aga piisab, kui te teete näiteks piirkonnas 1 infoseminari ja võib-olla kutsutegi enda lähimad koostööpartnerid, kus te ootate seda sihtrühma, ka koostööseminari vormis ikkagi kooli kohale. Seda on teinud väga paljud praegu hetkel juba rakendavad koolid samuti. Siia alla kuulub ka ekspertide kaasamine. Ehk siis, kuna tegemist on ikkagi võimalusega kasutada ka rahvusvahelisi eksperte, siis soovitan tegelikult soojalt võtta endale kellegi kõrvale ja annan ka vihje, et peatselt tuleb esimese kutsevaliku aastat rakendanud piloodi kohta teadusuuring välja ja novembrikuises Eesti haridusajakirjas avalikustatakse siis kutsevaliku õppe läbiviimisega seonduvaid probleeme, millistega kohtusid siis õpetajad. Aga võib-olla siis hetkel kõik, et tuleb pärast küsimusi või olen ma jätnud midagi olulist ütlemata, et see selgub siis päeva jooksul. Ilmselt ma lõpetan siis oma slaidi jagamise praegu ära. Aga küsin, kas kellelgi on küsimusi Marida praegu tekkinud? Kui ei ole, siis Liina võtab sõna ja.
Tere ka minu poolt, ma olen Liina Preitsis ja räägin teile taotluse menetlemise protsessist ja nõuded taotlusele ning taotlejale, sealhulgas partnerile. Kõigepealt räägin siis nõuded taotlejale, partnerile ja taotlusele. Taotlejaks võib olla siis Eestis registreeritud riigi või kohaliku omavalitsuse hallatav kutseõppeasutus, kellel on kutseõppe tasemeõppe läbiviimise õigus isiku arenguõppekava rühmas ning Eesti haridusinfosüsteemis registreeritud või registreerimisel kutsevaliku õppekava. Projekti partneriks võib olla projekti rakendamisse aktiivselt kaasatud ja selle tõhusalt panustavad juriidilised isikud või valitsusvälised organisatsioonid, mille asukohamaad on kas Eesti, Norra, Island, Liechtenstein või mõni muu teine abisaaja riik, mis on välja toodud siin slaididel. Toetuse taotlejal ja partneril ei tohi projekti taotluse esitamise tähtpäeva seisuga olla riiklike maksude võlgnevusi, mis ei ole ajatatud. Nõuded siis taotlusele. Taotlus peab olema esitatud e-keskkonnas, e-taotluskeskkonnas, millest hiljem Kelly täpsemalt näitab järgi. Taotlus peab olema siis allkirjastatud esindusõigusliku isiku poolt. Kui ei ole esindusõigusliku isiku poolt allkirjastus, siis on vaja kindlasti volikirja. Tuleb tuua ka partneri andmed, roll, kui teil on. Selleks on siis vaja esitada partneri kaaskiri. Tegevuste elluviimise koht on siis kas Eesti või projektipartneri asukoha riik. Toetuse summa ja osakaal abikõlblikest kuludest vastab korrale ja tegevusi tehakse abikõlblikkuse perioodil. Taotluses on kirjeldatud projekti jätkusuutlikkust ja selle tagamisega seotud kulude katmise allikad. Nagu ma räägin lähemalt, siis taotluse juurde on vaja lisada erinevad dokumendid. Projekti või CV, volikiri, millest ma enne rääkisin, ja projekti partneri kaaskiri. See on ka lisa 1 meil, et Kelly näitab hiljem, et see on meie kodulehel ka üleval. Järgmiseks on siis toetuse taotlemine ja menetlemine. Projektil on siis 3 kontaktisikut, kelleks on Kelly Poopu, Liina Preitsis ja Pille Penk. Et need meilid ja telefoninumbrid leiate siis RTK kodulehel. Projekti taotluse esitamise tähtaeg on siis 1. november kell 5 kohaliku aja järgi. Et hilinenud taotlusele vastu ei võta, et peale tähtaja lõppemist suletakse taotlusvoor. See tähendab seda, et taotluse täitmisega läheb päris palju aega, ärge jätke seda viimasele minutile. Te saate niimoodi teha, et täidate natukene ära, saate salvestada ja siis hiljem uuesti ka minna sinna keskkonda tagasi. Aga tõesti ärge jätke viimasele minutile, sest nii palju on ette tulnud, et inimesed ei jõua õigeks ajaks ja neid taotlusi me vastu ei võta. Esitada võib siis vaid ühe taotluse. Kui taotlus on lõppenud, siis esimene vastavuskontroll meie poolt on siis 10 tööpäeva jooksul. Et menetlemise käigus võidakse siis nõuda taotlejalt selgitusi, lisadokumente või taotluse parandamist. Eks me anname sellest teada siis e-toetuse keskkonna. Igat taotlust hindab siis 2 erapooletut ja sõltumatut ja usaldusväärset eksperti. Eksperdid annavad hindeid siis eraldiseisvalt hiljemalt 10 tööpäeva jooksul taotluse hindamiseks saamisest. Taotlus, mille hindamistulemus on alla 50% maksimumtulemusest, tehakse rahuldamata jätmise otsus. Projekti pingerida edastatakse vähemalt 3-liikmelise projekti programmi operaatori poolt moodustatud hindamiskomisjonile. Hindamiskomisjon vaatab need taotlused läbi siis 15 tööpäeva jooksul ja otsuste vormistamine ja teavitamine taotlejad on siis 10-15 tööpäeva jooksul läbi e-toetuse keskkonna. Siin ka mainin ära selle, et kogu kirjavahetus käib läbi e-toetuse keskkonna postkasti. Räägin siis lõpetuseks siis toetuse saaja ja partneri kohustused. Toetuse saaja, sealhulgas ka partner peab jälgima siis hankemenetluse puhul riigihangete korraldamise üldpõhimõtteid, kasutades rahalisi vahendeid säästlikult ja otstarbekalt. See on siis riigihangete seadus paragrahv 3. Võtab kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt 3 hinnapakkumist. Kui teenuse asja või ehitustöö eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 5000 eurot või rohkem.
Fikseerib siis kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis projekti tegevustesse kaasatud isikud, osalejate nimed allkirjadega. Peab arvestus siis projekti kestel projekti tegevustega teenitud tulude kohta. Annab jooksvat infot projekti elluviimise ja tulemuste saavutamise kohta. Võimaldab teostada kohapealse kontrolli auditi. Dokumentide säilitamiskohustus on vähemalt 31.12.2028. Taotleja peab siis korraldama vähemalt 2 projekti tegevust ja tulemust kajastavat avalikku üritust. Need võivad olla näiteks ava- ja lõpuseminar või pressikonverents. Loob Eesti või ingliskeelse projekti kodulehe, et võib ka olla organisatsiooni alamleht, kus kajastatakse siis kõige olulisemaid projektiga seotud tegevusi, üritusi ja tulemusi. Kui on alla 150 000 eurose toetuse korral, piisab vaid eestikeelsest projekti kodulehed. Logosid tuleb kasutada siis infopäevadel, seminaridel, trükistel, üritustel, meenetel ja nii edasi. Ja selle taotlusvooru toetuse näol ei ole tegemist riigi abiga. Et minu poolt on siis tänan kuulamast, kas teil on küsimusi äkki? Tere, mina olen Pille Penk Riigi Tugiteenuste Keskusest ja mina siis räägin teile kulude ja tegevuste abikõlblikkusest, projekti aruandlusest ja toetuse maksmise tingimustest. Nii. Rahastatud projekti tegevused ja kulud muutuvad abikõlblikuks alates projekti toetuse rahuldamise otsuse tegemisest. Ja abikõlblikkuse periood on siis otsuses näidatud ajavahemik, millal projekt algab ja lõpeb. Tegevused on tehtud ja selle aja jooksul siis tekib ka projekti abikõlblik kulu. Rahastatud projekti kestus võib maksimaalselt olla 30 kuud alates taotluse rahuldamise otsusest. Seejuures tuleb kindlasti tähele panna, et kutsevaliku õppekava programmi toetusest läbi viiva vähemalt 2 järjestikku õppeaastat. Võttes arvesse nüüd projekti taotluse hindamisprotsessi, võiks kõige esimesel juhul panna projekti rakendamise alguskuupäevaks järgmise aasta veebruari alguse. Ja kõik projekti tegevused peavad olema lõpetatud projekti taotluse rahuldamise otsuses näidatud ajaks. Hiljemalt siis 2024. aasta aprilli lõpuks. Nii taotlusvooru maht kokku on siis ligikaudu 1,75 miljonit eurot. Väiksem summa ühe projekti kohta on 100 000 eurot ja suurim 200 000 eurot. Ja toetuse määr on maksimaalselt 100% abikõlblikest kuludest. See omakorda koosneb riiklikust kaasfinantseeringust ja toetuse osast, aga teie oma finantseeringut sellele projektile juurde panema ei pea. Kulude abikõlblikkuse põhimõtetest. Toetuse saaja raamatutamise sise-eeskirjad ja auditeerimise kord peavad võimaldama projekti kuluaruannetes esitatud kulude ja tulude otsest võrdlust vastavate raamatutamise aruannete ja tõendavate dokumentidega. Projekti välisriigi partneri kulud hüvitatakse sarnaselt toetuse saaja omaga.
piisab kvalifitseeritud audiitori poolt läbi viidud projektikulude auditi aruandest. Abikõlblikud kulud on tehtud toetuse rahuldamise otsuses sätestatud abikõlblikkuse perioodil, seotud projekti eelarvega, tegelikult raamatupidamises kantud, kaup on üle antud või teenus osutatud, selle kohta on koostatud kuludokument, makstud hiljemalt 30 päeva jooksul alates projekti abikõlblikkuse perioodi lõppkuupäevast, kontrollivad ja organisatsiooni üldisest raamatupidamisest eristatavad, et kas te kasutate siis siin seda projekti numbrit, mida te saate, teete sellest mingi lühema versiooni või kasutate enda mingit koodi, mida teie raamatupidamisprogramm võimaldab. Peaasi, et selle projektiga seotud kulud oleksid siis üldisest raamatupidamisest eristatavad. Ja kulud peavad olema proportsionaalsed ja säästlikud ning tehtud üksnes projekti eesmärgi ja oodatud tulemuste saavutamiseks ja samuti kooskõlas Euroopa Liidu ja Eesti õigusaktidega ning vastama heale raamatupidamistavale. Projekte rahastatakse kutsevaliku õppekava rakendamise ühiku hinna alusel. Projektis ei rakendata kaudsete kulude arvestust ehk projekti taotluses märgite sisusakil, mida hiljem teile Kelly näitab. Kulud on hüvitatud ühtse määra alusel, ei kohaldu. Ühiku hind ühe õppija kohta ühel õppeaastal on 4630 eurot ja see sisaldab õpetajate tööjõukulu, õpetaja ametikohaga kaasnevate majandamiskulusid ja kutsevaliku õppekaval õppe korraldamise kulusid. Toetuse arvestuse metoodika. Ühiku hinna alusel rahastatakse õpilasi, kes õpivad kutsevaliku õppekaval minimaalselt 1 kuu. Toetuse suuruse arvutamise aluseks on tegelik õpilaste arv, mis kajastub Eesti hariduse infosüsteemis, edaspidi kasutame SEHIS, toetust taotlenud kutseõppeasutuse registreeritud õppekaval, kutsevaliku õppekava ja rahastamisallikas peab olema märgitud EMP-toetus. Õpilaste arv kutsevaliku õppekava koolituskohtadel fikseeritakse kuupõhiselt 15. kuupäeva seisuga EHIS-es. Igakuine toetuse suurus arvutatakse, korrutatakse tegeliku õpilaste arvu koolituskohtadel ühiku hinnaga ja jagades 10 kuuga ja täpsuskohaks on siis 2 kohta peale koma. Ühe kalendriaasta jooksul ei hüvitata rohkem koolituskohti, kui on toetuse taotluses nimetatud loodavate koolituskohtade arv. Abikõlblikkust tõendavad dokumendid on järgmised. EHIS-e väljavõte iga kuu 15. kuupäeva seisuga, samuti rahastamisel toetus ja õppekava, kutsevaliku õppekava. Direktori käskkiri sisseastuja kutsevaliku õppekaval õpilaste nimekirja kandmiseks. Katkestamisel direktori käskkiri õpilaste kutsevaliku õppekavalt väljaarvamiseks. Ja õppe lõpetamisel direktori käskkiri õppija kutsevaliku õppekava õpilaste nimekirjast väljaarvamiseks. Nüüd ma räägin siis toetuse kasutamisega seotud aruannete esitamisest. Et vahearuanded projekti elluviimise kohta tuleb esitada rakendusüksusele vähemalt 1 kord aastas vastavalt toetuse rahuldamise otsuses sätestatud tähtaegadele ja need tähtajad siis teile antakse ette. Et kui projekti abikõlblikkuse periood on kuni 18 kuud, esitatakse siis ainult lõpparuanne
ja projekti lõpparuanne tuleb esitada 40 päeva jooksul, siis alates projekti abikõlblikkuse perioodi lõppkuupäevast. Lõpparuanne esitatakse läbi e-toetuskeskkonna ja rakendusüksus kontrollib lõpparuannet 15 tööpäeva jooksul alates laekumisest ja me võime menetlemise käigus nõuda täiendamist või muutmist, kui me leiame, et see ei ole piisavalt selge või esineb puuduse. Ja kui kõik on korras, siis me kinnitame selle aruande 5 tööpäeva jooksul. Toetuse maksmise eelduseks on toetuse rahuldamise otsus, toetuse saaja ja projekti partneri vahel sõlmitud partnerluslepingud ja kulude abikõlblikkus, sealhulgas kulude aluseks olevate tegevuste abikõlblikkus. Toetuse saaja, kellel puudub riikliku sildfinantseerimise taotlemise võimalus, on võimalik taotleda toetuse ettemakset. Projekti esimene toetuse ettemakse võib moodustada kuni 20% projektile eraldatud toetusest ja järgmist toetuse ettemakset on toetuse saajal võimalik taotleda siis, kui 70% eelmisest ettemaksest on projekti väljamaksetaotlusega rakendusüksuse poolt heaks kiidetud. Ettemaksetaotlused või väljamaksetaotlused esitatakse samuti e-toetuskeskkonna kaudu. Väljamaksetaotlus esitatakse, kui abikõlblik kulu on reaalselt tekkinud ja see on makstud ja regulaarsusega vähemalt 1 kord kvartalis, kuid mitte sagedamini kui 1 kord kuus. Toetuse saaja peab esimese väljamaksetaotlusega esitama rakendusüksusele väljavõtte oma raamatupidamiste sise-eeskirjast, milles on kirjeldatud, kuidas projekti kulud ja tasumist eristatakse raamatupidamise muudest taotleja kuludest. Koopia riigihangete tegemise korrast asutuses. Lühikirjelduse projekti rakendamisega seotud dokumentide menetlemisest, algatamisest, diseinimisest, kinnitamisest. Ja kui on mingid tegevused volitatud, siis ka volikirjad, koopiad. Ja selgituse, kuidas on toetuse saaja oma asutuses ette näinud toetusega seotud dokumentatsiooni säilitamise ja projekti dokumentatsiooni peab säilitama kuni 2028. aasta lõpuni. Toetuse maksmise tingimused. Rakendusüksus teeb väljamakse taotluses esitatud kulude abikõlblikkuse kontrolli ja esimene väljamakse taotlus kontrollitakse alati 100% ehk kõik esitatud kulud ja alates teisest maksetaotlusest rakendame me osalist kontrolli, valimispõhist kontrolli. Ja toetuse saaja on sellisel juhul kohustatud esitama rakendusüksusele valimisse lisatud kulude kohta kulu tekkimist ja abikõlblikkust tõendavate dokumentide koopiad. Samuti kulu aluseks olevad raamatupidamisnõuetele vastavad alusdokumentide koopiad. Väljamaksetaotlus kontrollitakse hiljemalt 20 tööpäeva jooksul alates laekumisest rakendusüksusele. Juhul, kui esineb väljamaksetaotluses puudusi, võib rakendusüksuse väljamaksetaotluse menetlemise osaliselt või siis täielikult peatuda. Ja sellisel juhul peatub ka meie menetlemisperiood. Aga toetuse saajal on loomulikult õigus mõistliku aja jooksul kõik puudused kõrvaldada. Lõppmakse tehakse toetuse saajale 1 kuu jooksul pärast projekti kulude abikõlblikkuse, tegevuse elluviimise ja kulude tasumise tõendamist ning lõpparuande kinnitamist. Ja lõppmakse suurus on minimaalselt 15% projekti abikõlbliku toetuse summast. Sellega on minu info teile edastatud. Ma tänan kuulamast.
kui teil on nüüd küsimusi tekkinud, siis võite need mulle esitada praegu või siis kirjutada hiljem chati või projekti kirjutamise jooksul meile ka meili teel. Ei ole, aga tänan ja ma annan siis sõnajärje üle. Nii, enne kui ma hakkan näitama seda e-toetuskeskkonda, ma kiirelt näitan, kus kohast riigi. Et ma kõigepealt näitan siis, kus Riigi Tugiteenuste Keskuses on võimalik leida infot erinevate nende Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna toetuste kohta ja ka konkreetse taotlusvooru osas siis. Et on toetused, siit alt valida EMP Norra toetused. Väga pikalt võtab aega praegu. Loodame, et miski ära ei kao. Ja siis siit on võimalik otsida laste ja noorte alt siis konkreetne taotlusvoor. Ja siis sinna lehele paneme ka need tänase infopäeva slaidid ja selle video ülesse. Siin on link e-toetuskeskkonda ja samuti on siit leitavad siis erinevad materjalid, kontaktid ja siis samamoodi need taotluse kohustusliku lisana toodud taotluse kohustuslikud lisad. Nende failid leiate siit kiiresti üles. Aga lähemegi siis e-toetuse keskkonda. Ma ei tea, kui paljud teist on seda kasutanud, et võib-olla esialgu tundub natuke teistmoodi, kes pole kasutanud, aga iseenesest väga sarnase loogilise ülesehitusega, nagu tavapäraselt on varem olnud paberkandjal taotlused. Lihtsalt kõik on ühes kohas elektrooniliselt. Selline siis ongi e-toetuskeskkonda töölaud. Enne kui ma lähen selle testprojekti näitamiseni, ma näitan, kuidas alustada uut taotlust. Siin paremal ääres on kena roheline nupuke, alustada uut taotlust. Ja selleks, et õiget taotlusvooru leida, tuleb otsida Riigi Tugiteenuste Keskus Norra rüüm. Ja siin on kutsevaliku õppe rakendamine kutseõppeasutustes ja projekti nimi panna. Projekti nimega on selline asi, et seda saab muuta täpselt senikaua, kuni taotlus on esitatud. Kui taotlus on esitatud, seda enam muuta ei saa. Ja siis panete siit salvestama, hetkel seda ei tee. Ja lähen teile näitama seda testprojekti. Pille ennem vist rääkis tagasisidest ja ka Liina, et vastavushindamise raames, et siin on tegelikult selle e-toetuskeskkonna postkast, kuhu siis võivad tulla teile kirjad, et saate ise kirjutada meile. Et nagu te näete, et siin on 9 erinevat lehte. Kõik need lehed tuleb täita selliselt, et igaühe taha tuleb linnuke ja alles siis on võimalik taotlus esitada. Nüüd esimene leht on taotleja leht ja siin tuleb päris palju automaatset infot, sest see on seotud äriregistriga ja siis jäävad see üksikud väljad, mis on vaja täita, näiteks telefon, pangakonto. Ja juhin juba kohe tähelepanu, et siin iga välja taga on selline küsimärk, mis on täidetud abiinfoga, et teil oleks seda välja hõlpsam täita. Et ka käibemaks, kui on abikõlblik, siis jääb kulu tegija kanda ja hanke kohta samuti küsimus.
Jõuame kontaktisikuteni. Kontaktisikuid saate lisada, muuta ja kustutada projekti kestel täiesti vabalt, et kontaktisiku lisamisel lihtsalt tuleb täita kõik need väljad, isikukood, nimed, ametikoht, roll, telefon, posti ja nüüd siin on niisugune linnuke, et isik soovib saada teavitusi e-postile. Kui see isik, keda te lisate, soovib saada infot maksetaotluste, e-postist läbi käivate kirjade, aruannete või millegi muu osas, siis kindlasti tuleb siia see linnuke panna. Ja samamoodi on siin võimalik siis lisada erinevaid dokumente, sealhulgas ka volikirja. Ja sama lihtsalt on võimalik seda muuta. Näiteks siin on Kriste ja me paneme muuda. Oletame, et ta esindab asutus siis volituse alusel. Otsime siis siit kohe mingisuguse volikirja. Valime tüübiks siis kontaktisiku volitus ja lisame. Ja iga lehe all ma toonitan, on vaja vajutada kindlasti salvestaja jätka selleks, et kõik oleks salvestunud ja saaks edasi minna. Nüüd te näete, et siin tekkis linnuke ja võime järgmise lehe juurde minna, mis on üldandmete leht. Siin juba projekti number tuleb automaatselt, projekti nimi on siin ja projekti algusele samamoodi jälle, eks ole, abiinfos on vajalik info, et projekti kestus võib olla maksimaalselt 30 kuud ja tegevused peavad olema lõpetatud hiljemalt 30. aprill 2024. Panete selle oma projekti kestvuse ja siis siin on nüüd küsimus ka selle kohta, kas taotleja on rakendanud või taotlenud vahendid käesoleva projektiga seotud tegevuste rahastamisega, kas teil nagu topeltrahastamise küsimuses eelkõige. Et kui ei ole, siis panete ei ja muul juhul tuleb siis see infot panna. Salvestaja jätka. Nüüd on partnerid ja maksesaajad. Hetkel kuvab siin ainult maksesaajad. Kui me soovime lisada osapoolt, siis samamoodi äriregistriga on see seotud. Kindlasti tuleb valida roll, siis sellisel juhul partner. Ja käibemaks ja riigihanke kohustus ja kuna partneri olemasolul on kohustus ka partneri kinnituskiri, siis saame selle lisada siia. Ja lisame partneri. Jälle vajutame salvestaja jätka. Nüüd jõuame sisu blokini, mis on ilmselt kõige rohkem aega võtta ja siin on ka kõige rohkem kirjutamist. Aga ma usun, et see on arusaadav. Kuskil peab projekti sisu ka välja tulema. Nüüd see valdkond, eks ole, on see põhiharidusest kutsehariduse siirdumine, mis tuleb teile automaatselt. Ja nüüd, nagu Pille mainis seda kulude hüvitamist ühtse määra alusel, siin on ka abiinfos, et tuleb panna ei kohaldu, kuna me kaudseid kulusid ei hüvita siin niimoodi. Siis projekti väljunditega on ka niimoodi, et on ainult üks väljund ja rohkem palume mitte lisada. Ja siis tuleb projekti kirjelduse osa, et siin on väli ja siis siit abiinfost leiate, mis sinna kirjutama peab. On projekti olemasolu, olukord ja projekti vajalikkus, eesmärk, tulemused, lühikokkuvõtte avalikkusele. Siis samamoodi see hindamiskriteeriumist tuleb kooli valmidusprojekti läbiviimiseks ja tugivõrgustik. On siin koostöö kooliväliste partneritega, samamoodi nende rollid ja siis ülesanded. Projekti mõju eesmärkidele, et kirjeldada projekti panust siis kutsevalikuõppe võimaluste loomisel kutseõppeasutustes ja siis samuti toote välja siin mitu õppekohta selle 2 õppeaasta jooksul siis luuakse. Projekti jätkusuutlikkus. Mari pikemalt peatus nendel hindamiskriteeriumitest tulenevatel sisupunktidel ka. Ja nüüd on kasusaajate plokk, kes on projektist siis kasusaajad.
kust nad kasu saavad, üle-eestilised on näiteks või siit saate valida. Ja kui vaja, siis saate veel täpsustada. Ja järgmised on riskid, et siin näete, et vasakus reas välja nimetusena riskikategooriad. Ja siis me palume, et te tooksite välja need riskid ja hindaksite neid skaalal kõrge, keskmine ja madal ning samuti tooksite neid ennetamise ja maandamistegevused siin välja. Abiinfo jällegi on toetamas teid, mis ja kuidas on vaja täita. Ja nüüd, kuna projektijuhi CV on kohustuslik, siis peate selle siin lisama, lisate faili. Ja ongi olemas. Jälle salvestaja jätka. Ma juhin siin veel tähelepanu, et praegu meil tuli hästi kena roheline teade, et andmed on salvestunud. Kui mingi väli on täitmata või miskit on valesti täidetud, siis tuleb punane teade ja andmed ei salvestu. Et tavaliselt see teadega annab vihjeid, kus võiks midagi valesti olla ja mida tuleks siis veel täita. Et kõik need punase tärniga väljad on kindlasti kohustuslikud. Nüüd oleme jõudnud näitajate juurde. Näitajad on meil 3 tükki ette antud. Näitajate algväärtuse juures on kindlasti väga oluline, et need oleksid nullid ja siis sihtväärtused saate ise panna. Ja kui vaja, siis saate veel midagi lisada täiendavalt. Need on siis needsamad sihtrühma kuuluvate noorte arv, kes on siis osalenud selle noore Euroopa majanduspiirkonna projekti raames kutsevaliku õppekava programmis ja nende noorte arv, kes on siis valmis siirduma tööturule ja nende kutseõppeasutuste arv. Kui te olete üks, siis te panete ühe ja täpselt nii oma projektist lähtuvalt panete need sihtväärtused. Jälle salvestaja jätka. Jõuame tegevuste plokini. Et siin on ainult üks tegevus, see sama väljundust tulenev kutsevaliku õppe rakendamisega seotud arendustöö koolis ja õppe läbiviimine ja siis panete selle alguse ja lõpu täpselt nii, nagu teie projektis olete planeerinud ja seda tegevuse detailsust saate luua tegevuse täpsustuse all, näiteks mis iganes tegevused teil selle all on kaardistatud, siis nende ajaraami saate siin detailsemalt tuua, et selline võimalus on, et oleks lihtsam ka hindajatele ja kõigil teistel aru saada, et kuidas te oma projektiga liigute. Jälle salvestaja jätka. Jõuame eelarvelehele. Siin on, eks ole, meil on kulud hüvitatavad standardiseeritud ühikuhindade alusel ja toetuse määr on kõigil tegevustel sama. Siin ühikuhindade juures on ka, et te peate selle toob välja, et te kindlasti ei unustaks selle konkreetse lehe lõpus siis valida ka need ühikuhinnad. Siis projekti kogumaksumus, abikõlblik summa, toetuse määr, summa ja omafinantseeringu summa samamoodi. Igal pool on küsimärgid täidetud abiinfoga, mis on maksimaalne toetuse määr, millised on toetuse summad. Ja siis toote siin samamoodi selle oma projekti kogumaksumuse ja seda täpsustuses saate detailsemalt lahti lüüa, et kuidas te oma projekti eelarvet olete planeerinud. Nüüd üks väli, mida ma soovitan mitte täita kindlasti, see tekitab palju segadust, et seda välja kahjuks ei saa ära kustutada, aga horisontaalseid kulusid teie projektis ei ole, et palun jätke see nulli peale. Ja siis siin ta kuvab teie samamoodi seda projekti kogu eelarvet. Nüüd mina olen tegelikult juba siin valinud need ühikuhinnad, aga ma näitan teile, ma kustutan korraks selle ära, et ma saaksin teile siis seda uuesti näidata. Et siit te lisate ühiku, kutsevaliku õppe ühikuhind ja täpselt nii mitu, nagu teil on, nii te panete siia, minul oli 22. Salvesta. Ja nüüd ta ongi teil siin. Ja veel on lõpus siin küsimused ettemaksu kohta, et kas soovite ettemaksu või mitte. Siin juures
on abiinfos ka toodud, et ettemaksid on siis võimalik saada ainult kohaliku omavalitsuse kutseõppeasutustel. Ja väike põhjendus, kui vaja on, ja siis salvestaja jätka. Oleme jõudnud peaaegu lõppu. Rahastajate lehel siis on partner, toetuse saaja, toetuse summa, kogu abikõlblik summa, see on selline juba automaatselt genereeritud teie andmete põhjal, kuna siin ei ole ka seda omafinantseeringu osa, salvestaja jätka. Ja ongi kõige viimane osa, kõikidel lehtedel on linnukesed kenasti juures, võime esitama hakata. Nüüd esitamise juures on meeldetuletus volituse kohta, et juhul, kui taotluse esitab isik, kellel puudub siis esindusõigus, siis ta peab digiallkirjastatud volituse taotleja kontaktisiku andmetel andmeväljal siis lisama. Kui see on kõik korras, siis vaadate üle kinnitused, panete linnukesed, kinnitate, et kõik esitatud andmed on õiged ja täielikud ja olete kõikide tingimustega tutvunud ja nendega nõus. Kui linnuk on pandud, siis allkirjastaja esita taotlus, kuna see on testprojekt ja me oleme päris süsteemis, siis ma seda hetkel ei tee. Aga ja siis sellega justkui see taotluse sisestamise protsess lõpeb. Ma juhiks siin juhul veel tähelepanu sellele, et te võite hakata vaikselt taotlust esitama, te ei pea kõike tegema ühe korraga ja varuge kindlasti aega. Et ärge jätke viimasele minutile, aga et saab ka nii teha, et üks isik täidab mingid osad väljadest ja siis keegi teine tuleb, teeb hoopis sisu ja näitajate osa ja hoopis keegi kolmas lõpuks esitab. Et võib täitsa julgelt hakata vaikselt peale. Et kas selle osas on praegu juba tekkinud küsimusi? Ma ei näe praegu. Ma küsiksin korraks selle partnerluslepingu kohta, kas see on vabas vormis või on mingi vorm selle jaoks kuskil? Ja ma näitasin, kus kohas see on toetuse andmise tingimustes on. Ja sealt RTK selle kodulehelt selle taotlusvooru juures te leiate selle iseenesest ka, kus ma näitasin enne, eks ole, et see taotlusvoor ja siis selle all. Ma saan siin näidata siin näiteks, eks ole. Ja, aitäh. Ma saan aru, et on tulnud ka küsimus, kas projekti kirjutamise faasis on võimalik tulevastele partneritele anda projekti keskkonnale ligipääs või on võimalik neile saata poolikust projektist PDF. Et tegelikult sealt kontaktisikute lehel te saate erinevaid osapooli nii-öelda lisada sinna, pärast ära võtta, kui on vaja. Et nad saavad, kui partneril on vaja midagi täita või samamoodi saate tõesti PDF-i saada täpselt nii, nagu soovite. Et see kontaktisikute lehele te saate lisada need isikuid, kellel on vaja juurdepääsu sellele projektile või on vaja täita mingit osa sellest projektist. Nii et ma arvan, et see peaks olema vastuseks sellele küsimusele. Kas on veel küsimusi? Kas selle teema kohta või mõne teise teema kohta, mis me oleme täna siin kajastanud? Mul on veel üks küsimus seoses sihtrühmaga. Võib-olla jäi ka jälle kahe silma vahele, aga kas on nende vastuvõtu tingimused kuskil ka kindlalt määratletud, näiteks vanuselised piirid või midagi sellist või tulevad need hiljem? Mari äkki oskab kõige paremini, ma küll hetkel. Ja, hästi lihtne vastus ei ole. Et on täitsa selge, et kui keegi kirjutab, et tal on nagu eranditult 40 kuni 60 aastased sihtrühm, siis me lükkame selle projekti võib-olla järjekorras tahapoole, kui ülejäänutel on see põhikooli järgne sihtrühm, eks ole. Et meile nagu prioriteet on noori tõmmata tagasi ja anda neile see uus võimalus, aga põhimõtteliselt see sõltub alati kes teie piirkonnast tuge vajab, et see peab olema vähemalt nagu sellele piirkonnale õige ja kohane, et ilmselt Lõuna-Eestisse Tallinnast sihtrühm tulema ei hakka. Aitäh.
aga veel küsimusi? Tere, mina kasutan ka võimalust. Signe Hiiumaalt, kas on kuulda? Ja, on kuulda. Et võib-olla see on jälle kuskil tingimustes kirjas, aga ma küsin, et kas projektijuhi tasu on abikõlblik? Meil on, eks ole, ainult ühiku hinna alusel toetuse maksmine. Et nagu Pille seal enne välja tõi, et mis selles ühiku hinnas iseenesest nagu sisaldub, et mingit täiendavat lisaks selle ühiku hinnale kulutuste projektis meil ette nähtud, niimoodi ei ole, eks ole, et ainult see ühiku hinna alusel makstav toetus. Ja ma saan aru, aga et see, kuidas me seda kulutame, et see abikõlblikkus, kust see siis tuleb välja, et seal tulevad ju ka õpetajate tasud ja kõik. Seal ongi õpetajate tasud, see on arvestatud sinna sisse või selle ühiku hinna sisse, eks ole, et seal on ka need materjalid ja see arenduskulud ja kõik. Et need on kõik arvestatud sinna sisse. Aga projektijuhile võib siis maksta või ei? Kuidas sellega siis on? No ühiku hinna alusel, eks ole, et meil on ette nähtud see ühiku hind. Ja kui te nüüd selle ühiku hinnaga, ma eeldan, saate kõik need asjad tehtud, mis on vajalik selle ühiku hinnaga. Et siis meil ei ole nagu ilmselt võimalik seda kätt vist kuskile vahele panna või? Et midagi juurde ei maksa, et kuidas te ise moneteeritama selle ühiku hinnaga. Aga et eks ole, see ühiku hind on, eks ole, nende konkreetsete õpilaste pealt. Et ma hetkel ei oska ka orienteeruda nii hästi nendes summades, et kuidas, kas seal üldse on nagu varu ruumi üldse millegi muud tegevuste jaoks või mitte. No põhimõtteliselt ma võib-olla täiendan seda, et see kutsevaliku õppekaval õppe korraldamise kulud, mis on nagu ühe reanaga välja toodud, see hõlmab kindlasti ka seda projekti juhtimist. See korraldamine tähendabki nii juhtimist, ruumide leidmist, läbiviimist ja nii edasi. Need õpetajate tööjõukulu on ju ka arvestuslik. Kõik sõltub sellest, kuidas keegi kooli tasandil kokku lepib. Korralduskulud on arvestuslikud, majandamiskulud on arvestuslikud. Et ühiku hinnaga toimetamise sees on oluline eesmärgipärasus, ehk siis kõik need kulud, mida te teete, peavad olema lihtsalt selle kutsevaliku õppekava korraldamise läbiviimisega seotud. Et see on ka see, kuidas te argumenteerite koolitasandi dokumente ilmselt. Aitäh, absoluutselt. Seal on ju vaja, see on suur töö ju inimesele, et ja. Aitäh. Et meie poolt ka, et ega meie näeme seda ühiku hinda, eks ole, et me selle ühiku hinna sisse ei lähe selles suhtes rohkem meiega Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt, eks ole. Et see nii kuni kõik klapib nende õpilaste ja nende aruannetega, et see on jah, see ühiku hind annab nagu mõnes mõttes nagu paindlikkust, aga täpselt nii, kuidas kellelgi võiks olla võimalust või kuidas see kujuneb. Just. Selge, aitäh. Kas on veel tulnud küsimusi kellelgi? Tere, siin chatis oli küsimus, et kas õpe võib olla vene keeles. Et Mari, kas sa soovid seda vastata? See on meil ülitundlik teema ja ütleme, et me oleme liikumas sinnapoole, et kutseõpe on eestikeelne. Me oleme sel aastal palunud ka kõikidel koolidel EHIS-es markeerida ära, et üleminek eestikeelsele õppele on toimunud, et me soosime väga seda, et kutsevaliku õpe oleks ka üks keeleõppe tugi nendele, kes ei saa tasemeõpet alustada, kuna keel on takistuseks. Need erialaõpe on eestikeelne ja väga suures mahus algab eestikeelse terminoloogiaga. Kutsevaliku õppel võib olla individualiseeritud plokk, mis on 70% sellest õppekavast ja kui see takistus ongi keeleõpe, siis ütleme niimoodi, et see võib olla venekeelsele õppijale eestikeelse õppe läbiviimine. See on okei. Aga see, et me ütleme, et kutsevaliku õppekava on nagu venekeelne, siis see ei ole okei. Ma ei tea, kas see vastus küsimusele. Et see peaks toetama üleminekut eestikeelsest
töökeskkonda eestikeelsesse õppesse. Üldjoontes peab ta olema tugi ka selleks. Nii veel mõtteid või küsimusi? Kui hetkel ei ole küsimusi, siis julgustan küsimuste tekkimisel või murede ja probleemide, mille iganes ilmnemisel kindlasti meiega ühendust võtta või Mariga siis ja me kindlasti aitame võimalusel ja otsime lahendusi ja vastuseid. Ja me täname teid kõiki kuulamast ja nagu ma ütlesin, materjalid lähevad ülesse sinnasamasse meie kodulehele. Ja julgustan ka kindlasti seda taotlust juba hakata vaatama sinna e-toetusesse, natuke võib-olla juba midagi kirjutama. Ja siis muud ei ole, kui soovime edu projekti kirjutamisel ja kena päeva. Aitäh! Aitäh!